Likudi partei eelvalimised toimusid esmaspäeval, mille tulemusena koostati kandidaatide nimekiri, millega peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et ta on väga rahul. Energia- ja taristuminister Eli Cohen tuli esimeseks. Talle järgnesid Knesseti spiiker Amir Ohana ja justiitsminister Yariv Levin. GNS viibis ühes suuremas valimisjaoskonnas Jeruusalemmas, kus ministrid ja Likudi liikmed rõhutasid 27. oktoobril toimuvate Knesseti valimiste olulisust. Loodan, et nad valivad parima meeskonna, kes suudab 27. oktoobril toimuvatel üldvalimistel seista vastu kohtusüsteemile ja vasakpoolsetele. Üks peamisi teemasid on vajadus viia lõpule õigussüsteemi reform ja teha põhjalikke muudatusi kohtusüsteemis. Avalikkus ei ole enam 27. Pärast seda, kui ma tõe avalikustasin selle kohta, mis toimub, seda reaalsust, kus süsteem on tohutute elanikkonnarühmade ees suletud. Süsteem, kus ei ole õiglust ega võrdset kohtlemist kõigile. Olen otsustanud selle sammu lõpule viia. Transpordiminister Miri Regev tuli 5. kohale, samal ajal kui haridusminister Yoav Kish, diasporaminister Amihai Shikli ja kultuuri- ja spordiminister Miki Zohar jõudsid samuti esikümnesse. Likud Jumala abiga moodustab ka järgmise valitsuse. Seetõttu on tänane päev oluline, et kokku panna parim meeskond, kes oleks koos Netanyahuga valimiste eel oktoobris Jumala abiga. Jumala abiga valmistume valimisteks, võidame valimised, viime Likudi ja Netanyahu riigi juhtimisele. See on kõige tähtsam asi. Õhtu enne eelvalimisi ütles Netanyahu, et uus nimekiri takistab vasakpoolsel valitsusel pärast valimisi moodustuda. Me teame andma võimu tagasi teile, rahvale. Selleks ei tohi karta. Ei Arab Miairat, ei Mitšhakamitit ega ka mitte kogu õigusriigi klanni. Peame tooma valitsemise tagasi rahvale. See on kõige tähtsam ülesanne, et saaksime ülejäänud asjad lõpule viia. Kuna Netanyahu paigutatakse automaatselt partei nimekirja tippu. Eelmisel kuul andis Likudi keskkomitee peaministrile volituse täita 8 kohta esimese 30 seas Likudi Knesseti nimekirjas. Veel 3 kohta on reserveeritud Likudi vanemliikmetele, sealhulgas kaitseminister Israel Katsi ja välisminister Gideon Saari jaoks. Selle tulemusena ei pruugi mõned praegused parlamendiliikmed pärast valimisi Knessetisse naasta, kuid nad ütlesid GNS-ile, et eelseisev hääletus on endiselt ülioluline. Me tahame Likudi nimekirjas näha võitlejaid, meie kaitse eest seisjaid, tõelise kaitse eest võitlejaid, meie vabaduse eest võitlejaid, tõelise vabaduse eest seisjaid, tõelist demokraatiat, mitte seda, mis meil praegu on. See üks naine otsustab 10 miljoni inimese eest, nagu peaprokurör, jah? Ma arvan, et nüüd teavad kõik, isegi vasakpoolsed, et Iisraeli riigi ja selle stabiilsuse jaoks on oluline siin Iisraelis õigussüsteemi parandada. Lõplik Likudi nimekiri võtab nüüd kuju enne 27. oktoobri valimisi. Kuna partei püüab säilitada oma positsiooni suurima jõuna Iisraeli poliitilisel maastikul.